tervisega midagi kaaluprobleemid, mõnel on seksuaalsusega mingid hirmud ja no kõikidel on omad mured. Siis inimene vaatab, et mis küsimus tal on. Veeretab täringut, vaatab, et nii, 2 ei sobi. Kui küsimus, kui number peab, et sa saaks mängu alustama, see täringu number peab olema 4, 5 või 6, need 6, see tähendab seda, et see küsimus sobib. Sa veeretad seni kaua, kui tuleb see? No sa nii palju muudad oma küsimust, et tuleks sul hea number, et sa saaks siseneda. Et ütleme, et kui sa ütled, et nii, kuidas võtta 5 kilo maha, no näed 3, see ei ole aktuaalne minu jaoks praegu. Oletame, et... Oota, aga mis see 3 tähendab siis? Et see on väike number. 4, 5, 6 on suured numbrid. Nüüd oletame, ma küsin, et nii, et oletame koos elamine. Näed, 6. Minu jaoks aktuaalne teema, ma sain 6 sellega ma saan mängima. Just. Okei. No just. Ütleme, oota, ma tahan ka 2 kilo alla võtta enne suve, vaatame, kas on aktuaalne. Ei ole. Sa oled sale, ilus sale. Okei. Ja siis sa põhimõtteliselt sa küsid erinevaid küsimusi enda elu kohta ja siis kui see täring nagu ütleb, et hakka sellel teemal mängima. Sellega me siseneme mängu lihtsalt, kas küsimus on üldse aktuaalne. Siis ta valib siit mingi kaardi, no näiteks selle, paneb siis siia oma nupu, siin starti ju ei ole, näed, nagu tavaliselt mängudes. Alustab siit ja hakkabki veeretama ja siin on mingi küsimus, näiteks 6. Siis vaatan, ütlen talle, et siin on küsimus näiteks 6. Kas sa oled oma perekonna sugupuu koostanud? Küsin tema käest, et kas sa oled oma perekonna sugupuu koostanud, Taavet? Ei ole, no võt. Ja siis ta hakkab nagu siin käima, veeretab täringut ja käib, no näiteks 1. Näed, siin on tänulikkus. Siis ma ütlen talle, et kas te olete tänulik inimene, et näiteks ta vastab midagi. Siis ma palun tänage oma sugupuust kedagi inimest. Ja siis ta näiteks...